no tšeki seda vaadet lihtsalt. Upsti, tere hommikust! Ärkasin üles just ja nüüd otsustasin, et ma parandan ära selle vea, mis mul üks päev juhtus, et ma ei saanud sisse Royal Palace'isse, kuna mul ei olnud kaasas pikki pükse ja pikka bluusi, siis ma olen juhuslikult kaasa võtnud endale millegipärast siia reisile trendiliibukad. Viskan need endale kotti ja panen ka kileka, et siis ma pean kindlasti sinna Royal Palace'i sisse. Ja teine plaan, kuhu ma täna kindlasti jõuda tahaksin, on National Museum. Need on siis kaks suuremat vaatamisväärsust. Vaatan, kuidas mul läheb äkki jõuan mõlemusele käia. Juba hea oleks küll, sest et täna on mu viimane päev Phnom Penis. Let's go! Nüüd juhtus selline naljakas lugu, et mul on endiselt seljas T-särk ja jalas lühikesed püksid ja täna ei küsinud mu käest mitte keegi, et kus mu varrukad on. Üks ilge jama on siin see, et siseruumides ei tohi teha pilte ja see on tõesti jama sellepärast, et ma tahaks täiega teile näidata seda, milline rikkus siin valitseb. National Museumisse kohale. Mul on õrna aimugi, mida siin näidatakse või mis siin üldse olema peaks, sellepärast et ma meelega ei teinud uurimustööd selle kohta, mis siin toimub, sest et ma tahan, et Kambodža üllataks. Tulin siia sisse ja hakkasin kohe kõva hooga pildistama ja filmima. Ja mis välja tuli, on see, et siin enamus eksponaati tohib pildistada ja kohalikud tunnevad, et see solvab neid, kui sa pildistad nende pühakujusid. Siin on üks asi, mis on kohalike tuk-tukimeeste arust täielik patt ja see on jala kõndimine. Ma lubasin endale, et kui ma tulen Kambodžasse, siis ma ei lähe mitte ühegile genotsiidiplatsile, kus on tapetud miljoneid inimesi. Tegin väikse erandi, kuna mul lihtsalt jõudsin oma asjad nii kiiresti valmis ja tulin siis vaatama seda kõige suuremat Killing Fieldi. Kuidagi masendav ja depressiivne on see juba praegu, aga kuna see on osa nende rahva ajaloos, siis ma vaatan selle üle, sest et meie eestlased ju peame küüditamist enda jaoks väga tähtsaks ja groundbreaking sündmuseks, nii et Kui kellelgi tekib küsimus, et miks neid inimesi tapeti, väga lihtne. Sellega kuningas kaitses oma võimu ja ta tappis ju ainult intelligente õpetajaid ja haritlasi, nii et lööd targad maha ja jäävad lollid ellu ja saad rahulikult edasi toimetada oma asjadega.